Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund Tallinna stuudios, otsestuudios Ainar Ruussaar, Inar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Kuulasime ansamblit Ruja, kes laulis nagu ikka, et kes ei õpi, see sureb lollina ja kui õpib, siis sureb ka võib-olla lollina, aga võib-olla sureb ka targana. Laul on esitatud sel puhul, et möödunud nädalal ja sel nädalal pidasid põhikoolide lõpetajad Eestis lõpuaktuseid, vanemad ja lapsed vabanesid suurest stressist ja ees ootab, küsimus on selles, mis ootab ees, sest Eestis ei jätku gümnaasiumi kohti isegi kõigile neile, kes 4 ja 5 lõpetasid põhikooli, aga sellest me saates veel räägime. Me alustame aga sellest kummalisest puntratantsust, mis juba pikka aega toimub Tallinna linnavalitsuses, mis osaliselt peegeldab siis ka seda, kuidas tulevikus võiksid hakata kujunema omavahel välja erinevate erakondade suhted, aga praegu poksivad oinaste moodi teineteisega Reformierakond ja Keskerakond Tallinna linnavalitsuses. Ma võib-olla kommenteeriks seda avalugu veidi laiemalt, et see väga hea Ruja lugu ei ole ju ainult seotud selle gümnaasiumi või põhikooli lõpetamistega, vaid inimesed tõesti nii-öelda selle elukestva õppe raames peaks ja eriti poliitikud kogu aeg õppima ja see peaks iseenesest mõistetama olema, et sama reha sa kogu aeg ei astuta, et vähemalt enda vigadest õpitakse, nii et selles kontekstis seda lugu võiks, nii nagu vanasti Kuku Raadio alussaadetes lasti seda väliseestlaste Kuku laulu, võiks päeva alustuseks Kuku Raadio alati mängida. Just. Poliitikas on see reha pandud poliitiku teele ja kui ei aita teda erakonnakaaslased, siis kindlasti aitab opositsioon, nii et reha otsa tuleb niikuinii astuda. See käib poliitiku eluga paratamatult kaasas, aga Tallinna võimutüli on omamoodi märk, mis jõudis tegelikult ka ikkagi Toompeale ja ka peaminister Kristen Michal, kes valiti tagasi Reformierakonna juhiks eelmisel nädalavahetusel, süüdistas sotse, nii et tegelikult Reformierakonna ja sotside selline meelsus pärast sotside valitsusest väljaarvamist ja nende suhted ei ole kuigivõrd paranenud, mida on näidanud ka väga mitmed hääletused parlamendis.
mis tegelikult varem ka sotse otseselt nagu puudutasid, aga jah, Kristen Michal ju otseselt süüdistas sotsiaaldemokraatlikku linnapead muuhulgas sellepärast, et Ossinovskil on väidetavalt, see on Michali väide, rohkem nõunikke kui peaministril ja nii edasi, aga Tallinna võimuliit praegu lagunenud ei ole, mis siis, et linna lisaeelarve arutelu lükkus edasi juulikuisele volikogu istungile, aga praegu liit püsib, tõsi küll, sellise naljakalt kompavalt püsib. Ma vähemalt jääksin selle saate raames siiski Tallinnas toimuva juurde, kuigi peaminister tegi Esimeses stuudios sellise päris kummalise demarši. Aga sama peaminister on öelnud, et Tallinn mõjuta Toompeal toimuvat ja vastupidi. Ja täpselt, nii ta on, aga kunagi sõnad ei pruugi ju tähendada seda sisu, mida sel ajal mõeldi. Aga selle teemaga on seotud nagu kaks asjaolu. Esiteks see, et Reformierakond on nüüd peale seda, kui aumehed Tallinna linnas leppisid koalitsioonileppes kokku midagi, mis puudutab lasteaedade kohatasu, nüüd tuli välja lisaeelarve raames oma ettepanekuga, et see üldse ära kaotada, siis mul on see selles mõttes arusaamatu, et esiteks see kohatasu teema ei ole üldse omavalitsuse teema, kõikidele omavalitsusele on see täiesti erinev ja kui panna see nii-öelda laste toetuste ja meie demograafia konteksti, siis see võiks ju olla elementaarne, et sellised kohatasuga on need treeningtundidega seotud või huviharidusega või sealse hulgas siis ka lasteaia kohatasuga, need võiks olla eelistatumalt riigi poolt finantseeritud kui näiteks suured otsetoetused, sest noorte perede esimene põhilisemaid takistusi, miks nad viivitavad, ütleme mitte esimesi, aga olulisi viivituse põhjusid laste saamisel on just see, et lastega ei ole midagi teha, ei jätku lasteaiakohti ja see infrastruktuur on vilets, nii et selles suhtes see otsus oleks pidanud Reformierakonnalt juba ammu olema tehtud nii Toompea koalitsioonileppes, et see ära kaotada ja ka see oleks siis otse oma siirdanud ka Tallinna linnavõimule. Aga et seda kokku ei ole lepitud, siis tõesti, ma kordan veel, et aumeeste mäng on lepet pidada, mitte seda rikkuda. Aga teine teema nüüd, mis on just nagu poliitilise kontekstis üles kerkinud, et ju siis Reformierakond tahab hakata Keskerakonnaga flirtima või isegi sellest koalitsioonist lahkuda, leida sellise ettekäände, näiteks nii nagu 21. aastal Kaja Kallase esimese valitsuse lõpp oli aasta hiljem, kui siis Keskerakond hakkas samuti lastetoetuste teemal flirtima opositsiooniga ja Kaja Kallas viskas Keskerakonna välja, nii et ilmselt on ka võib-olla Reformierakonnal see lootus, et Ossinovskil ja teistel partneritel ütlevad närvid üles või siis läbi Ossinovski umbusaldamise nad saavad sellest koalitsioonist lahti ja siis on ainukene võimalus, et see uus koalitsioon sõlmitakse juba nii, et Keskerakond on kaasatud. Aga igal me arutame nüüd ju tegelikult selle üle, et kuidas siis nagu vähesed valitud ja mõned valimata, kes nende hulgas on, kuidas nad omavahel toole jagavad. Tegelikult me ei aruta nagu siin seda, kuidas see mõjutab sinu elu, minu elu, eestlaste elu, tallinlaste elu ja nii edasi. Et tegelikult ju tohutult palju tähelepanu saab selline poliitiline, ma ei tea, asiotaaž, matemaatika, kellele kui palju hääli, kui palju seal linnavalitsuses on, aga kui palju sellest sõltub nüüd see, et kuidas linnaelu läheb paremaks, kas läheb rohelisemaks, kas liiklus läheb paremaks, kas ehitatakse mõistlikumalt või mitte mõistlikult, et see kuidagi jääb kõikides nendes diskussioonides kogu aeg kipub nagu tahaplaanile jääma, võib-olla need, kes arutavad võib-olla ise ka, nii lihtne on kaasa minna sellega, et 51 häält, 52 häält, kes kellele midagi teeb, aga selle kõige kaugem eesmärk on ju ikkagi see, et elu Eestis läheks paremaks, et kõik see peaks olema mitte oma koha, oma tooli kindlustamise nimel, vaid selleks, et
poliitikud, kellel on selline nii-öelda looži koht, et nad saaksid midagi teha selleks, et elu Eestis on parem, selleks nad ju lõpuks valitud ongi. Jaa, aga selles mõttes tulemusi näitabki valimine ja enne valimisi peavad ikkagi konkreetselt võimul olevad erakonnad mustvalgelt tõestama, mida nad on teinud, mida on nad algatanud, et tulevikus ära teha ja opositsioon peab siis veenvalt, mitte emotsionaalselt nagu enamasti, vaid veenvalt tõestama, mis on tegemata jäetud ja milliseid vigu on tehtud. Nii lihtne see ongi ja tark valija selle puhul selle võrra ka hääletab või selle kaudu ka hääletab. Tark valija saab Reinsalult pastaka Nõmme turu ees ja läheb, teeb sellega kohe risti. Mitte ainult Reinsalu, pastakaid jagavad kõikide turgude väravates enne valimisi kõik erakonna. Mul meeldib õudselt, et sa Ainar ütlesid tark valija ja mul tundubki, et valija on juba aastaid targem kui need, keda nad valivad. Ja esiteks need sa teed liiga nüüd, ma arvan. Ei tee, tähendab, vähemalt ma ei tee liiga valijale. Ei, kindlasti valijale mitte, aga ma arvan, et ka valitatavatele teen natuke. Sellepärast, et lõpuks on ju niimoodi, et see etteide, mida Priit nii kaude tegi praegu, et just nagu tähelepanu ei ole sellel, mida Eesti või Tallinna jaoks teha, vaid et on kõik see muu matemaatika, kuidas kohti jagada, kuidas sellest mingisugust hõlptulu saada või midagi muud. Et see on ju tegelikult ju midagi sellist, mida me oleme rääkinud 25-30 aastat. Ja tulemus ainult nii-öelda halveneb kogu aeg. Nii et paratamatult me peaksime siis hakkama nagu mingit fookus sättima, et meedia, ma saan aru, on ka üks nii-öelda avaliku arvamuse ja valija koolitajatest, et kuivõrd meie saade üldse seda kvaliteeti püüab kanda ja juurutada. Ma ei oska öelda, mida meie täna peaks tegema, aga võtaks näiteks Sõelalegi linnapea kandidaadid, kes õige pea toimuvatel kohalikel valimistel Tallinnas esile astuvad. Kui ma nende jutte kuulan, siis väga paljud nendest esimesena asjana ütlevad, kui me saame valituks, siis me Keskerakonnaga koos tööd ei tee. Tähendab, kas see on siis nüüd ainukene printsiip, mida valijale öelda? Ma siis võiks küsida, et mida te siis teete, kui te ei tee seda Keskerakonnaga? Ja siis on tükk maad tühja juttu või sellist üldist poliitilist Tallinnaga mitte seonduvat. Vaata, Ignar, siin on üks asi, et iganädalaselt ja igakuiselt tulevad erakondade reitingud, mis mõõdavad ühe või teise erakonna populaarsust. Poliitikute lemmikväljend on see, et need iganädalased reitingud neid ei huvita, et tähtis on valimistulemus, mis vastab tõele, aga jälgivad nad neid reitinguid väga hoolikalt ja loomulikult jälgivad seda, kes ja kus on populaarne, võtame Reformierakonna Tartus, eks ole, mis on võimul olnud veerand sajandit, vist peaaegu, või võtame Keskerakonna populaarsuse nende samade uuringute järgi Tallinnas, kus on ta populaarne loomulikult mitte eestlaste valijate seas, aga ta on populaarne, nii et siin tekivad kiusatused poliitikutele, kellega teha koostööd, kellega mitte teha koostööd ja tõepoolest vähem räägitakse võib-olla tänavatest, pinkidest, ma ei tea, transpordist, lasteaiakohtadest, spordivõimalustest ja nii edasi. Aga see Keskerakond, mis sa Ignar välja tõid, et see ei ole lihtsalt niisama. Keskerakond ei ole lihtsalt üks erakond. Keskerakond on erakond, keda on korduvalt süüdi mõistetud korruptiivsetes tegudes. Ja seda me ei tohi unustada. Ehk, et kui me ütleme, kui sellises nagu poliitarutelu kontekstis, nagu sina ütlesid, et kui mingi erakond ütleb, et me ei tee koostööd Keskerakonna, siis see tähendab, seda tuleb lugeda nii, me ei tee koostööd erakonnaga, millel on pikk ja viljakas minevik korruptiivsetes tegudes mitmekümne aasta jooksul. See on see sõnum ja see minu meelest on ka see sõnum, mis läheb meie kaaslinlastele läheb väga korda.
nad on näinud ka, elanud siin ja näinud Savisaare aegu ja Porto Franco aegu ja mida iganes, kõiksuguseid asju, kus kallite autode ja kallite ülikondadega hästi lõhnastunud mehed on käinud Tallinna linnavalitsusest sisse ja välja ja läinud sealt ja väljunud sealt siis mingisuguste selliste privileegidega, mida tavaline ettevõtja või tavaline inimene ei ole kunagi osanud unistada. Ja see on midagi, mis inimestel meelest ära ei lähe ja nad ei taha, et see asi tuleb. Nüüd, et see asi tuleks tagasi. Ja nüüd, kui me mõtleme siis, et mis siis tegelikult nagu muutus, siis selle aja jooksul, kui Keskerakond enam nii-öelda ei valitsenud Tallinnas nii, et võim oleks ainult nende käes, et nad ei saanud teha täpselt seda, mida nad ise tahavad. Siis ega valitsemises minu kui linlase, võib-olla tähelepaneku linnase pilgu läbi väga palju muutunud ei olegi, kuivõrd see, et ma tean, et seda korruptantide punti seal enam ei ole ja ma võin olla enam-vähem kindel võimu juures ja ma võin olla enam-vähem kindel, et selliseid suurejoonelisi hullumeelseid korruptsiooniprojekte, millest keegi midagi esialgu ei tea ja mis jooksevad võib-olla ainult kuskilt kaitsepolitsei ekraanilt läbi, et ei ole. Linna valitsetakse põhimõtteliselt ikka samamoodi, eks ka Keskerakond ju pidi parandama teid ja pidi parandama mingisuguseid torusid ja pidi ehitama ja pidi linna planeerima, ikka kõik need asjad, mis ühe linna juures on. Ja ma üldse ei arva seda, et üks Eesti erakond, olgu need sotsid või olgu see siis Reformierakond, kuidagi oskaks ühte Eesti kõige suuremat linna kuidagi oluliselt või hüppeliselt paremini valitseda, nii et me tunneksime seda iga päev oma naha peal. Ei, aga see, et korruptandid on ära aetud ja et nad ei tohi tagasi tulla, see on minu meelest väga selge põhimõte. See on absoluutselt hea põhimõte, mida toetada, aga kui ma seda esitasin, siis ma pidasin silmas, et seda nii-öelda valgete ja mustade erakondade või jõududega seonduvat retoorikat on aetud alates aastast 1993-1994, kui oli see lindiskandaal ja peale seda on korduvalt on Keskerakond võimul need samad, kes on öelnud ei ja seetõttu ma tahan öelda ka nende valimiste kontekstis, see väide ei tähenda mitte midagi, ma isegi ütlen, vahel on ka halb reklaam parem kui mitte reklaam ja sellega tegelikult reklaamitakse pigem Keskerakonda. See kutsub nende valijad, sest tal on valijaid, mitte ainult muukeelsed, valimiskastide juurde. Nii et see on igas mõttes kahjulik, nii et ma lähtusin ka nii-öelda poliitilisest retoorikast ja reaalsest elust. Ükski sõna, ükski lubadus ei maksa mitte midagi. Nojah, tegelikult üks märk sellest, mis toimub Tallinna linnas, on ka see, et lisaeelarve lükati edasi selle teine lugemine, aga EKRE ja Keskerakond, kes on siis opositsioonis, esitasid ka linnapea Jevgeni Ossinovskile umbusaldusavalduse, mis tuleb ka arutusele ilmselt seal juulikuisel istungil. No see, mida Ossinovskile ette heidetakse, see on detailideni ja väga, väga rohke alates prügikastidest, tänavapinkidest ja nii edasi, nii et tegelikult natuke minnakse siin ka tõepoolest linnaruumi detaili, mis kohati ka mind häirib, prügikastide kadumine tõepoolest häiris mind, üllatama on pannud mind ka need linnaruumi paigaldatud pingid, millel kohati istudes vaatad sa vastasmaja akendesse ja nii edasi, aga see selleks, minu jaoks on need detailid, see ei tähenda Tallinna arengus suurt midagi. Aga vaatame jah, et kindlasti see Ossinovskile avaldatud umbusaldusavaldus juulis läbi ei lähe, eeldusel, et praegune koalitsioon kestab ja hetkel ma küll ei näe, et tegelikult Reformierakond ikkagi läheks edasi mööda seda rada, mida ta nädala alguses suuresti alustas, ehk siis, et seda koalitsiooni, kui mitte enne valimisi lõhkuda, siis vähemalt kõvasti murendada. Ma arvan, et üks asi, mida nüüd valimisteel võiks silmas pidada, et kuulata ikkagi väga hoolikalt, mida linnapea kandidaadid räägivad. Sest nii või naa, nemad kannavad kogu seda hoiakut ja kompetentsi ja teadlikkust
aru saama linnast, mida siis ka erakond hakkab ellu viima ja ma saan aru, et linna pealt eeldakse laia silmaringi ja oskust näha suurt pilti, mitte nii-öelda takerduda vaid ühte teemasse ja võimet konsolideerida erinevaid poliitikuid ja vähemalt mis puudutab Reformierakonda, siis nemad on mõistnud, et see kvaliteet peab linnapea kandidaadil olema ja nüüd nagu olen uudistest kuulnud, on Reformierakond toonud siis Toompealt linnavolikokku tagasi Õnne Pillaku, kes muide on Reformierakonna fraktsiooni esimees Toompeal, kes siis oleks linnapea kandidaat, kelle need võimed on olemas. Aga kui sa nüüd nimetasid Ainar seda pinkide teemat, siis see on rohkem kui pisikene teema. Vähemalt nii oleme aru saanud, et see üks pink, mille minu poolt siis kiirele nii-öelda hinnapäringutele saadud hind võiks olla maksimaalselt 200-240 eurot. Kas see 1000 eurot siis vastab tõele? Mina ei saa olla, tähendab, ju seal on ikkagi midagi, millega hakkab ka organid tegelema, et need pingid, mis juba kiirelt hakkasid lagunema ja kogu see... Oot, kiirelt lagunema, ei ole kiirelt lagunema, on olemas üks foto, kus on väidetavalt siis pink, millele on auto peale sõitnud, ei ole ühtegi teist tõendit selle kohta, et pingid hakkasid kiirelt lagunema. See on Keskerakonna liikme levitatav foto ja tekst, et näed, kulutati 100 000, ei tea kui palju ja nüüd nad kõik lagunevad. Jääme faktide juurde. Mina ei ole ka lagunevaid pinke näinud. Ei ole lagunevad pingid. Fakt on see, et sellisel viisil kokku monteeritud või kokku pandud pingid, need kinnitusvahendid ja see ei võimaldagi selles nagu öelda ekspluateerimist tänavaruumis. Kas sa oled need käinud nagu uurimas isiklikult? Ma olen pildi peal neid näinud. Sa oled pildi peal. Kes need on tootnud? Need on tootnud Eksteri, kes toodab Eestisse, välismaale, igale poole. Need on inimesed, kes toodavad. Ma nüüd lähen, mulle pole Eksteriga mitte midagi pistmist, aga ma tean, et nad on nagu professionaalsed siis vandalismi kindla välimööbli tootjad, et ma ei julgeks nagu neid nagu ilma, et ma olen selle pingi peal istunud, seda loksutanud, ma ei julgeks öelda, et nad lihtsalt lagunevad, et see on valesti tehtud, et võib-olla järgmine kord istume, proovime, vaatame ja siis arutame edasi. Teeme seda, elame-näeme, aga öelda, et see maksab 1000 eurot, minge vaadake, sellest saab suure diivan juba. Siin on palju keerulisemaid asju, suure suuga lubatud ühe Tallinna vanalinna servas asuva tänava muutmine jalakäijate tänavaks suveks on üks selliseid lubadusi, mille puhul ma mööda seda tänavat kõndides paraku naeran, sellepärast et see, et üks autosõidurida on kinni pandud ja sinna on lillepotid tõstetud, ei tähenda, et ta on jalakäijate tänav, sest et teisel autosõidureal sõidab toppelt palju autosid ja liikluskoormus on hoopis suurem. Ja mis veel kõige halvem, et see, ma saan aru, räägid Aia tänavast, see on selline puffer tänav, nii-öelda uuema linna ja vanalinna vahel, kus vanalinna elanikud, kellel on õigus oma kodu juures parkida ja vahel ka sinna sõita, on eelistanud Aia tänavat, sest nad ei taha, et nende autot aga ärge rääkige linnajuhid siis, et teeme jalakäijate tänavaks, rääkige siis, et teeme pool jalakäijate. Ma räägin seda teist aspekti, et see on olnud koht, kuhu jäävad autod, mitte tummistada Vene laia tänavat või pikka tänavat. Ja nüüd nad lähevad sinna vanalinna tagasi. Et selles mõttes see on, suures plaanis ei ole see õige projekti valik. Aga selle teema juurde tuleme kindlasti tagasi. Tallinna linn ei saa kunagi valmis ja meie jutt Tallinna linnast ei lõppe mitte kunagi. Siinkohal väike paus.